Juba nädalaid koostis, ei päevagi vahet, rannapungir ja Raudi ja Rootsaja poolt, raskid hookaupa raksuvad tulerahet, Meura saarest ja lumiselt Muraga soolt. Siinä sakslaste silma on kulda väärt seeme, seda külades Eestile vabadust teeme, ütles partisan Tammemets. Nii murti ka siin okupantide kanda, suurte võitude kevadel märtsikuul, üle jää, üle Peipsi ja Lännegi randa hakkas lõitsuma võitluse tuline tuul. Meie mehestest üks julgem ja vapram, saksa röövlist siin külasid tühjaks tapma oli partisan Tammemets. Nüüd lahingust väsinud, lummenad heitsid, oli vaikne ja pilves aeg hommikust ööd. Juba 3. neil nädal siin loode poolt Peipsid, teha rasket ja auväärset tasumistööd. Ja nad pehmesse hange kui villasalve peauinudes vajusid, maantee pool valvel seisis partisan Tammemets. Aga korraga 6 ja 7 vahel koosis pimedast rudisev sammude ast. Ümber ringi end ringastas sakslaste ahel ja valvuripüssis käis häärelask. Mehed asusid kaitsele 10 vastu. Oma öövalve varjundist võitluse astus vapper partisan Tammemets. Saksa vallangud tuiskasid kordas hanges, nad lootsid, nüüd käes on see sangarlik salk. Aga näe, kes vaid tõusis ja tullasse langes, jalad jooksvalt neid otse kui lõigati alt. Kuid nähti, et kõigi siin suudeta tapa ning käsklust läbi murde ja tõmbuda rappa kuulus partisan Tammemets. Tema kohta ta arvas, ei võinud see käia. Nimelt siin tuli vastu pidada veel. Oma kaaslaste kaitseks ja kohale jäia, aini piirajaid niitsis nii põllal kui teel. Seltsimehed end rünnakuks koomale võttes, üles tee poole vaadades lausasid mõttes jõudu partisan Tammemets. Mehed edasi! Järsku ja julged nad tõusid, täägid välkusid, mürtsusid granaade ning ühe hooga nad soo äärde välja jõudsid, oli murtud sakslaste piiramisring. Tule tagane! Tihingus koosis veel hõiklust, kui nähti, et üksinda hulljulget võitlust jätkab partisan Tammemets. Ta ikka veel üksinda 10 vastu, tuleb tuuskiga suunas ta pihta käis. Nüüd ta tõusis, varvaaruvat sammu astus ning langes, näeb põlveni lumme jäi. Kas tõesti nii, haavatult surmavalus, saksa tiimukalt armu ja halastus palus Eesti partisan Tammemets? Nad jooksid ju haavatult haarama vangi, kellel padronid otsas läbi lastud jalg. Aga veel üks granaat, mis võiks lõhkuda tanki, oli varjul tal verese hõlma all. Ja kui sakslaste salk küüned õlgadel surus, siis kärgatas plahvatus, kiskus nad puruks, hukkus partisan Tammemets. Kauged metsad veel kohinal kajasid vastu. Sellest sõnast, mis lausus see hukkuv mees. Sellest sõnast, mis on eestlaste õige vastus. Saksa röövlile kõigede aegade eest. Mingi vägevald siin meie õigust ei murra. Seda kaitstes me suudame võtta või surra, nagu partisan Tammemets.